Rahu ja enesekindlus kajastuvad omakorda inimese kogu olemuses. Seesmine mina kasvab seeläbi. Koos sellega kasvavad võimed, mis viivad kõrgema tunnetuseni. Selles suunas saavutatud edu kaudu jõuab salaõpilane viimaks nii kaugele, et suudab ise määrata, kuidas välismaailma muljed tohivad teda mõjutada. Näiteks kuuleb ta mõnda sõna, millega teine tahab teda solvata või vihale ajada. Enne salaõpilaseks saamist oleks ta loomulikult vihastanud või solvunud. Nüüd aga suudab ta sõnalt võtta solvavuse, enne kui see sõna leiab tee tema hinge. Teine näidis. Inimene muutub väga kärsituks, kui tal tuleb oodata. Salaõppuse teele asudes täidab teda tema siserahu hetkedel tunne, et suur kärsitus on otstarbetu ning tegeliku kärsituse tekkimisel kerkib see tunne temast taas esile. Kärsitus kaob ja aega, mis oleks kärsituskujutelma tõttu kaotsi läinud, saab ta kasutada mõne tähtsa tähelepaneku tegemiseks. Nii, kas keegi nüüd, aitäh sulle, kas keegi tahab veel rääkida selle teema kohta? Ma võtaks selle mõtte üle, et mina ise jõudsin siis, mina seda maailma muutmisvanemust ei olnudki, ma olin nagu see endagagi juba, oli palju nagu tegemist, aga siis see kool andis tõesti nagu selles mõttes selle kindlama suuna nagu, et jah, julgelt tulebki hakata iseendaga tegelema ja nagu juba selliselt kuidagi professionaalsemalt nagu juba see nagu kooli toel hakata nagu liikuma. Ja seal siis hakkas see kujunema, nii on võimalus tõesti võib-olla oma väike panus ka maailma muutmisest anda, et see aken nagu läks ka. Kaks ühes. Jah. Eks ta tegelikult ju nii ongi. Ja see lõpp tuli ka sealt just hästi välja, et see just see vaba tahe sinus endas, et sa hakkad minema teed. No kooliõpilaste puhul on nii, et ole sa täiskasvanud ja ole sa väikelaps, eks ole. Et ikkagi see, kui tegemist on kasvatusega ja arenguga, siis praeguse inimloomuse omadus on see, et seal, kus ma vabatahtega olen, eks ole, seal ma teen innukalt. Aga on asju, kus ma pean tegema nii, kuidas suured eesmärgid näitavad või mingisugune selline ühine kokkulepe näitab. Ja vaat siis, kus ei ole mulle omane, kui ma ise seda ei ole endale teadvustanud või ei võta omaks neid põhimõtteid, seal siis tekib see dilemma, et teeks küll, aga ma ei taha, ma ei jõua. Siis ma otsin endale asendustegevusi, siis ma otsin endale õigustusi ja no ennem siis, kui on niimoodi, et istume laua taha ja räägime, eks ole. Me ei räägi nüüd nagu otseselt ei ühest, teisest ega kolmandast, et põhimõtteliselt on nii, et kui me räägime salateaduste omandamisest ka pikemas perspektiivis ja mingisuguse suurema eesmärgi nimel, mis on praegu meie kooli loomisega ju seotud, eks ole, te ju teate, et lisaks sellele, et te ise ennast tahate arendada, on vajalik see koolikarkass arendada välja sellise tasemeni, et me saame seda konkreetsete näidete ja vettpidavate selliste reeglitega, et me saame näidata, et see tõesti töötab, mida taevased on juhtinud ja õpetanud ja mida maised inimesed on ära teinud, eks. Nii et siin on loomulikult tegemist millegi muuga ka ja teie puhul on veel see, et te ju töötate mujal ka, eks ole, et see kooli teenimine või koolimeeskonnas olemine, see tegelikult on selline lisatöö. Ta on küll olnud siiani vabatahtlikkuse alusel, aga sisuliselt on ta ikkagi täistöökoht, kui nii võtta teise töö kõrval. Ja siit saad ainult naeratust ja mõnikord isegi mitte seda, et nõudlused on ikka kõrged. Nii, aga lähme siis edasi sellest, jah. Aitäh sulle, aga sa tahad veel lisada midagi? Ja ma tahtsin veel seda lisada, et selline eluline näide, et sellest rahult ja tasakaalu hoidmisest, et see hakkab jah, nagu järjest suuremas plaanis kohale jõudma, et nagu ehe näide tänagi, eks ole, et ma teadsin, et Magdalena tuleb, et ma täpselt seda ei teadnud. Ja võtsin ikkagi teatud arvu natukene laua peale asju kaasa, vanasti maks väga paaniks ja läinud ja kuskil hakanud tormima, aga juba mõtled, okei, nii ongi.
jagame kõik ilusti ära. ta oli kuidagi rahulik, hea tunne oli ja väga see on täiesti puhtalt kooliteene. jah. et noh, seda sina oled tõepoolest seda endas kasvatanud ja arendanud, et sa ütled seda endale hästi tihti, et tänu koolitreeningule saan ma selles ja selles olukorras paremini hakkama. jah. kuidagi see rõõm jääb ja selline ja kallestatud. ja noh, sinu pool on see ka, et sa oled ju tunduvalt noorem õpilane kui kõik teised ja selle tõttu oled sa pidanud ujuma ja õppima nii, kuidas parajasti elu ja olukord lubas. ja noh, mõnes mõttes ongi siin see küpsuse tase on erinev, eks. nii, hästi, aitäh sulle. Kas keegi tahab veel midagi selle kohta rääkida? et see lõik sellest raamatust oli täpselt selline, nagu neid nagu treenitud on ja mida iseendas nagu tunda on, noh, mida iseendas ka tunda. Et see ongi täpselt niimoodi toimunud, et esialgu ei saagi kõigest aru ja aga tasapisi hakkab see jõudma kuskile hinge tasandile, et sa jõuad nendele õpetussõnadele nagu järele. Algul võtab see küll aega, aga ta ikkagi jõuab. Ja tänu sellele on jõudnud ka minule niimoodi, et olin ka algul nagu rohkem kärsitu ja ei osanud ka niimoodi mõelda, et ennast maandada võib-olla nii hästi. Aga selle treeningu tulemusena olen endas suutnud ikka ka niimoodi saavutada, et on see sisemine tasakaal jõudnud ka niimoodi. Ja selline rahulikkus, enam ei ole seda sellist rabelemist ka võib-olla niimoodi nagu praegu oli. Et see kõik on andnud meile väga palju, jah. Ja väga tubli selles mõttes, et see tõepoolest on olnud märgata ja tegelikult, kui me räägime ka sinu praegusest andepõhisest suunast selle töölabori perenaisena, et selline tugevam minek, tugevam arusaamine ka meeskondlikkuse mõttes, eks ole, käeliselt oled sa alati tubli olnud ja oma ülesanded korralikult teinud, aga et see nagu see meeskondlikkus siia juurde, et see on ikkagi selle sisemise rahu ja enesekindluse tulemus. Kindlasti, jah. Nii et peame kinnitama seda teooriat, et nii ta on ja tegelikult ka selle teooria juurde kuulub veel see mõte, mis siin raamatus üsna alguses on juba öeldud, et kui sa soovid edasi liikuda, sa leiad pühendunu, kes sind saab õpetada või edasi juhtida, et siis tegelikult sulle antakse konkreetsed praktilised ülesanded ja sa saad edasi liikuda ainult siis, kui sa neid praktilisi ülesanded tõepoolest oma tahtega täidad. Et vaat seal enam ei ole see, kas tahad või ei taha. Ja selles mõttes paljudel võib-olla tekibki see dilemma, et aga no see on mu vaba tahe ja miks ma pean seda tegema. Aga niimoodi sa võtad ju kogu aeg endalt selle võimaluse ära, et sa liiguksid jõudsamalt edasi, sest ega vaimne maailm järeleandmisi ei tee. Ja seda on Rudolf Steiner ka öelnud, kui tema oma antroposoofiat arendas, et algselt ta ikkagi arendas seda oma teatud järgijate kaudu, kellega ta arutles sellel teemal, kelle ta tõi näiteid ja siin on ta ka kirjeldanud seda, et noh, mõned teised hakkasid teda survestama, et kuule, niimoodi ei tohiks teha või nii ei tohiks mõelda. Vaat seal ta ütles nii, et siin mul järeleandmisi ei ole, sellepärast et tal oli väga selge arusaam, kuidas see käib ja kuna tema oli nägija, ehk siis nagu selgelt nägija ja haritud mees ka tolle aja kohta, siis tal olid omad põhimõtted ja tegelikult on see iga uue asjaga nii, millest ka meie peame kinni hoidma. Loomulikult me saame kogu aeg uusi teadmisi juurde, me areneme kogu aeg edasi, see on lõputu, see ei lõpe kunagi, seda lootustki ei ole. Ja, aga see, mida me teame ja kuidas me peame selle koolikarkassi üles ehitama nii, et see tuum või see algne mõte kõik säiliks, sellest tuleb kinni hoida. Ja selle tõttu on väga oluline, et oleks selline tuumgrupp, nagu teie siin olete, et teil on teada reeglid, teil on teada ajalugu, teil on teada põhimõtted, sest kui inimene tuleb näiteks uue liikmena või ka uudistajana siia,
no ega me talle siin nüüd nagu 5 päeva järjest ei saa ühtegi asja rääkida, küll aga 5 päeva järjest võib ta olla meie juures ja läbi kogemuse aru saada, kuidas asjad käivad. Et selle tõttu meeskonna ühtne ja selline kinnistatud käitumismustriga tegutsemine on uutele järgijatele järjest olulisem. Me oleme seda ka öelnud, et kui te ei pea nendest algraamidest ja algmõtetest kinni, mida ingliteaduses, eks ole, on teisse sisendatud, kuidas moodi mingisugust plaani tuleks luua või meeskonnas edasi liikuda, siis tegelikult on juba ette aimata, et viite teised rappa. Ja see rappa viimine ei ole ei Valgesoo ega mingisugune muu kaunis kujundatud ala, vaid seal võib täielik katastroof olla. Seda enam mingisugustes kriisiolukordades, mida hakkab planeedil järjest rohkem olema. Meil on ju praegu imeline rahuaeg. Meil ei ole mitte millegi üle nuriseda. Kui on rasked olud, kui näiteks me oleme siin filme näidanud või ka mingid aktuaalseid uudiseid palunud järgida, kas või Ukraina sõda. Me ei kujuta ise seda ettegi, mis tunne see on, kuidas see siis on. Ja kui sul ei ole neid tavapäraseid sidevahendeid või need skeemid ei tööta, kuidas siis saab, eks ju? Et siis on igaühe enda sisemine otsus, kuidas ma selles olukorras käitun. Ja minu taga on palju inimesi, kes hukkuvad või jäävad ellu. Ja selle peale. Nii.